tere! Tahtsin rääkida ka sellist asja. Nimelt, minul on anne näha sügavuti mustreid. Mustreid, mida võib-olla tavainimene ei oskagi niimoodi näha. Seoseid ja nii edasi. Kordusmustreid, ürgseid. Ja ma olen saanud nendele nii palju kinnitust, et ka konstellatsiooni ehk loogilisi kinnitusi. Ka mina olen olnud väga skeptiline, kuid kinnitused on mulle andnud kindlust seda ka teiega jagada. Nimelt ma räägin jätkuvalt selle väga ürgse teema nagu maskuliin ja feminiin konfliktidest, mis on aktiivsed ja nad on nii peenenergeetiliselt, et me ei oska mõnikord märgatagi. Ja ainult teadlik vaatleja oskab sellest ärgata ja näha seda neutraalsest punktist ja mitte sellega kaasa minna. Seda mõista, seda teadvustada ja mitte seda toita, vaid seda vaadelda. Ma ise isiklikult arvan, et on hea ka seda jagada. Sellepärast ma seda ka jagan. Miks? Et see väheneks, kahaneks. Mitte reageerida sellele, vaid seda teadvustada, vaadelda ja seda vaatlust nii-öelda jagada ka teistega. Et see kahaneks. Reageerides sa toidaksid seda, aga kui sa vaatled ja jagad seda ja igaüks saab teha sealt omad järeldused, kas ta siis ärkab või ta jääb sinna nii-öelda oma visiooni kinni, see on kõigil vaba tahe. Kuid kui valgustöötajad võivad tunduda väga pehmed, võivad tunda väga nõrgad, õrnad, siis või väikesed, hirmul või mida iganes, siis tegelikult see on petlik. Nad on universumi poolt saadetud siia väga suure tagalaga ja teadlikult valgustama läbi vanad mustrid, just need mustrid, millest ma tahaksin nagu jagada teiega. Et valgustada need läbi, et veevalaja ajastu ehk kuldne ajastu saaks veelgi paremini ja külluslikumalt lokata erinevates maailma jaodes, osades. Ja kui valgustöötaja ennast väljendab, olles tema ise, ja see võib olla laps, see võib olla täiskasvanu, see võib olla mees või see võib olla naine. Ja kui keegi kommenteerib seda, kas avalikult või talle otse või oma mõtetes passiiv-agressiivselt. Passiiv-agressiivne tähendab siis seda, et tema sees on vindunud mingi viha, mingi vana viha, kas oma venna vastu, kas ühe oma vanema või vanavanema vastu, kas oma naabri vastu, kas kedagi eelmises elus või selles elus. Fakt on see, et see on tema enda sisedünaamika tervendamata osa või lahendamata osa. Et ta ei ole aru saanud, et ta on tulnud seda kogemust õppima, et laskuda armastusse. Ta on jäänud hirmumustrisse, piiratud mustrisse kinni. Ta tunneb, et ta peab võitlema ellujäämise nimel. Võib-olla ta on kandnud väga palju ja on olnud väga tugev. Ka tema on olnud linnupoja kunagi, kuid ta on võib-olla väga tugev olnud ja ta mõtleb, et miks osadel läheb kergemini, miks valgustöötajatel läheb kergemini. Valgustöötajate töö ei ole kerge. See on väga suur vastutus, väga suur 24/7 töö, aga sellel on ka omad nii-öelda preemiad, kui seda loodusseadustega kooskõlas teha. Ja siis võib mõelda just
võib mõelda keegi, kes tunneb, et tema elu on olnud raskem, tunneb, et ta peab alandama ka kedagi, valgustöötajat, kellel on tegelikult elu tema arvab, et elu on kerge olnud. Kuid ta, see on arvamus, see on hinnang, see on võrdlus, igasugune võrdlus tavaliselt muudab inimesed tigedaks, sõelaks, kadedaks. Ja passiivagressiivsus ongi siis see, et sa justkui nagu näitad, et sa hoolid oma sõnumis, kuid tegelikult selle sõnumi sisse on põimitud nii-öelda alandus või vihkamine või võrdlus või hinnang. Kas siis tavaliselt on see füüsiline või see on mingi mentaalne või emotsionaalne. See on tegelikult ka abuse. Let's get that right, et abuse ei ole ainult füüsiline. Abuse võib olla emotsionaalne, mentaalne, seksuaalne, energeetiline samamoodi. Mentaalne, intellektuaalne, emotsionaalne, spirituaalne, nii edasi. Ja see valgustöötaja või nad mõlemad ei mõistagi, et see valgustöötaja endalegi mõistmatult ja sellele teisele, kes kommenteeris, mõistmatult tegelikult valgustas läbi tema passiivagressiivsuse alla surutud viha. Et tema ja ka kollektiivis, kui see juhtus avalikult, mõistetakse selle teo tagajärgi. Mõistetakse, et kas mina rääkisin nii, kas mina mõtlesin nii, kas mina tegin nii. Et tuua see valguse kätte, sest alles siis on võimalik muutust luua. Passiivagressiivsus justkui nagu peenenergeetiline manipulatsioon, justkui nagu sa hooliksid, kaitseksid, toetaksid, kuid tegelikult sa alandasid. Et tunda ennast suuremana, tunda ennast tähtsamana, sa oled võrrelnud, sa oled ellujäämise instinktis ja tegelikult hoolimisest on ammu asi kaugel. Et võiksid hoopis vaadata, miks kellegi valgustöötajad on väga intensiivsed ja võimsad just oma õrnuses, just oma haavatavuses. See on nende trumppäss ja nad lõikavad läbi igasuguse crap'i ja bullshit'i, nagu me näeme tegelikult ka kollektiivis viimasel ajal. Ja see on seesama masculine-feminine war. See ei pea olema ainult paari suhtes. See võib olla keegi võib peegeldada ka oma venda või õde või mingi vanavanemat või ta elab isegi oma vanaema elu, püüdes alandada mehi millegipärast. Kui sa märkad seda, ole endaga aus, snap out of it, see ei ole okei. Snap out of it. Kõik on inimesed. See on tasakaalutus, sa ei käi oma saatust. Sa elad kellegi teise saatust.